Okay, because new, we think 4 and new 4. Okei. Because ei ole samad kinno praegu Ja. Millisele järeldusele jõuti? Põhimõtteliselt oli ta tund aega, kus me tegelikult seletasime, kuidas hakkab olukord edasi olema. Inimesed said rääkida neid asju, mis neile muret tekitavad ja siis erinevad osapooled said siis omalt poolt seletada, kuidas hakkab elu edasi käima. Lühidalt, kuidas elu hakkab edasi käima? Elu hakkab käima täpselt samamoodi edasi, tugiisiku teenus jätkub, seda annavad lihtsalt teised inimesed. Millised olid nendepoolsed nõudmised, kui oli neid? Tegelikult ei olnud mitte nõudmised. Pigem on see, et inimesed väljendasid oma muret, ka segadust, see on loomulik ja täiesti, see ei ole mitte küsimus, rändekriisi küsimus on me kõik, kui meie elus tulevad uued etapid, siis me oleme mures, see on ka täiesti normaalne, et me siis tahaks klammerduda vana külge. Tegelikult on see kõik hästi loomulik protsess. Teie ju ei ole otseselt selles mõttes seotus, et te olete lihtsalt nagu vahendaja. Jah, linn ei paku tugiisiku teenust. See on Johannes Mikkelsoni keskus, kes pakub siis nii tõlgi kui ka tugiisiku teenust. Jutt oli ka sellest, et kuna esimesed pered on varsti juba aasta olnud, kes aasta, kes pool aastat, siis on ka see etapp käes, kus on vaja küll loomulikult tõlgiteenust, aga kindlasti ei ole täiskasvanud inimestel vaja kogu aeg tugiisiku teenust juurde. Tugiisiku teenus on väga kindel sotsiaalhoolekanne meede, millel on oma eesmärk, sisu ja sisu seletus. Nii, aitäh ja palun tutvustage ennast. Mina olen Kaja Roodare, aselinnapea Haapsalus.